Mu daamid ja härrad, vabariigi sünnipäeval tõdesin, et see, mis on meid siia toonud, meid enam edasi ei vii. Et need sammud, mis on seni olnud edukad, ei pruugi seda enam olla, sest maailm muutub. Masinad arenevad sellise kiirusega, et kui me ei kohanda oma mõtlemist, haridust ja ettevalmistust, siis jääme hätta. See pole ainult meie probleem, see on kogu maailma probleem. Keskendusin oma aastapäevakõnes ühiskonna 3 alustalale: tervis, haridus ja julgeolek. Pidasin eelkõige silmas iga üksiku Eesti inimese panust ja vastutust neis asjades. Kuid kõigil sellel on ka ühine mõõde. Kuna suur osa meie inimeste aktiivsest ajast möödub tööd tehes, on ka töökeskkonna ja sealjuures tööandjate roll märkimisväärne ja oluline. Eriti oluliseks pean ma teie rolli töötajate kvalifikatsiooni kasvatamisel ja suunamisel. Ärijuhid on üleilmsete muutuste eesliinil. Teie tunnetusest, kuhu maailm liigub, teie signaalide jõudmisest formaalharidusse, sõltub see, kas haridussektor nii-öelda toodab töökäsi vanale või uuele majandusele. Kui suurematel tööandjatel on inimeste suunamiseks tavaliselt mitu kihti juhte, siis tippjuhtide ja ettevõtjate eneseareng on vaid teie enda suunata. Loobumine enda harjumuspärastest mõttemustritest on just kõige raskem. Kui räägin tehnoloogia üha kiirenevast arengust ja sellega sammu pidamisest, siis on mu jutt suunatud suures osas ettevõtjate kõrvadele. See, kui tootlikku masinaparki me kasutame, see, milliseid töökohti näeme 10 aasta jooksul kadumas ja tekkimas, sõltub peamiselt teist, kas otseselt või kaudselt. See kõik on oluline investeerimisotsuste tegemisel. Tulevikku on vaja investeerida, see ongi investeerimise idee. Kuulen liiga tihti ettevõtjad kurtmas, et majanduskasv on jäänud kängu, valitsus tehku midagi. Eesti majanduspoliitikas pole buumist alates midagi kardinaalselt muutunud. Laias laastus on tingimused samad, küll aga jäid möödunud aasta SKP arvutamisel silma varasemast suhteliselt väiksemad investeeringud. Ja neid teete teie, mitte valitsussektor. Välistingimused on küll muutunud, see on tõsi, kuid ka uute turgude leidmine ja tarbijate tundmine on ülesanne, mida ei saa jätta riigiaparaadi õlule. Mis toond on meid siia, see enam edasi ei vii, kehtib kogu maailma ja meie riigi kohta. Aga iga ettevõtte kohta ka. Põhimõtteliselt sõltub kogu Eesti edu teie loomingulisusest ja uuendusvõimest, võimest läbi lüüa muutuvas maailmas. Ja kuulejad, tahaksin paar sõna öelda ka koduste arengute ja suhete kohta. Eelmise aasta lõpus olin sunnitud jätma ühe seaduse välja kuulutamata, sest see ei vastanud põhiseaduse väärtustele ja mõttele, mille eest ma sain auhinna. See oli ebamugav otsus, ma pean tunnistama, kuid tundus, et see läks paljudele ettevõtjatele korda. Minu soov on aga, et need seadused sellisena minuni ei jõuakski, et neis sisalduvad ohud ja ebakõlad saaksid lahendatud ettevõtjate ja seaduse loojate vahel enne, kui spiikri haamer langeb. See ei ole muidugi ühesuunaline tee,
aga ettevõtlusalase seadusandluse kvaliteet sõltub mitte ainuüksi poliitikutest, vaid ka ettevõtlusorganisatsioonide aktiivsusest ja kompetentsusest. Eelnõu autoritele võib nii mõndagi ette heita, aga teile soovin lihtsalt jõudu ja visadust, et teha selgeks oma seisukohti ja kui esimest korda teid ei võeta kuulda, siis palun öelge veel kord ja veel kord. Demokraatia ju selles seisnebki, et kuulatakse kõigi häält. Kasutage oma võimalusi, tehke häält õigel ajal. Ja tänase konverentsi põhiteema tööjõu vajadus ja rändepoliitika puhul ei saa midagi oluliselt muuta ilma tööandjate sisendita ja surveta. Uues majanduses ei pea väiksus olema puudus, aga me peame targalt mõtlema, milliseid inimesi, millist haridust vajame homme ja 10 aasta pärast. Järgnevad aastad, mis on täis valimisi, on hea aeg vahendada oma nägemusi tulevastele otsustajatele. Tööturule vaadates julgen öelda, et mitte ainult mis, vaid ka kes toond on meid siia, meid enam edasi ei vii. Soovin teile julget ja avatud arutelu, ma tänan, aga ma ütleksin veel paar sõna, kuna nagu ettevõtluseski asjad ja olukorrad muutuvad. Mitte, et ma ütleksin midagi uut, ma olen seda öelnud korduvalt läbi aastate, aga olen jälle sunnitud kordama midagi ja just nimelt inimvara kadu või teie tänase arutelu teemal. Teate, ma olen aastaid muretsenud juba, et on raske saada häid inimesi Eestit teenima, väga konkreetselt. Ma olen küsinud ja intervjueerinud inimesi siis, kui mul on vaja esitada kedagi tähtsale kohale ja aina rohkem muutub see aina raskemaks. Sest inimesed ütlevad, et tead, ma tuleksin küll, aga ma ei taha seda läbi teha. Ma ei taha, et minu pere peab kannatama selle sõimuga, nende väljamõeldistega, nende kommentaaridega. Ma ise ei taha seda saati oma lastele. Ja mul on suur au, et te pakkusite mulle sellist võimalust, aga vabandust, ma ei taha seda läbi teha. Ma tean ühte inimest, kes tuli tööle erasektorist ja teeb väga head tööd, väga vajalikku tööd, mis oli aastaid tegemata. Aga tal on purk laua peal ja kord, kui tuleb solvang, ta võtab ühe kivist kuuli ja paneb sinna sisse ja ütleb, ma küsin ta käest, mis see purk seal on. Ta ütles, no see purk saab täis, ma lähen tagasi erasektorisse. Ja kui see purk saab täis ja ta läheb erasektorisse tagasi, siis üks eriti oluline valdkond meie riigis jääb jälle toppama. Eile kaotasime jälle viimasel sajandi vältel Eesti edule pühendunud mehe, kelle aususes ja siiruses head teha pole ma kunagi kahelnud. Ja ma võin seda öelda väga siiralt, sest mul on olnud oma elus küllalt palju põhjusi olla tema peale pahane, kaotades oma ministrikoha tänu sellele, et ta tahtis teha teist koalitsiooni. Jah, ma olin pahane, aga ma ei ole kunagi arvanud, et ta on pätt või suli või ebaaus või et ta oleks petnud Eesti riiki. Ja see, mis nüüd juhtus, teeb mind väga kurvaks, sest see on osa laiemast probleemist, mis puudutab meie töökäte kadumist. Ma tahaks väga uskuda, et ei olnud nagu väideti eile, et avati šampanjapudeleid
et oli high five, et ei hõisatud, võtsimegi maha. Aga eile sain ma säutsu, et kurb härra Ilves, et süvendate ühiskonnas usku, nagu meie ajakirjanikud ei teeks oma tööd südametunnistuse järgi. Täna hommiku aga loen ma lehes, me ei leidnud neid dokumente liftist, meile anti need. Nii et ma ei tea, kus see südametunnistus on ja mis töö on, aga mul meenub just, kuidas 2 päeva tagasi rääkis arvamusliidrite konverentsil Kadri Liik, kuidas head inimesed alati leiavad endale koha. Ja kui neid aetakse siit minema ja ära, mul ei ole mingit kahtlust, et sellised head inimesed leiavad endale koha. Tõenäoliselt palju paremini makstud, palju prestiižikam, aga siin nad ei kõlba meile. Ma ei tea, kuidas Eesti läheb edasi nii, ma tõesti ei tea. Ma ei tea, kus me saame neid häid inimesi. Ja see on kõik, mida ma suudan öelda. Aitäh!